Helena osas ma tahaksin öelda seda, et ta ei ole õpetaja mitte suure algustähega, vaid Helena on õpetaja trükitähtedega. Kõik tähed on suured. Õpetaja Helena on lihtsalt imekordne, tore, naljakas ja see mulle väga meeldib, et ta on lihtsalt niisuguse vaikse ja vaba viisiga. Temaga koos olles õhkkond on nagu alati hubane, sest et ta on nii armas ja nagu vastutulelik. Ta ei ole nagu õpetaja, vaid ta on nagu Yoda Star Warsist, kes on seal, kes juhendab sind. Ta ei vali kedagi või võib ka öelda, et ei loe raamatut ainult kaane järgi. Ta suhtub kõigisse kui täiesti puhasse lehte. Õpetaja Helena on minu jaoks väga lahke. Helena on kindlasti üks nendest õpetajatest, kes on mind inspireerinud tulevikus edasi tantsuga tegelema. Võiks öelda, et Helena märksõnad on sisukus. Tal on väga selge pilt sellest, kuidas täna kaasaegseid meetodeid kasutada ja ta on nendega kursis. Mõtestamine ehk ta toob õpilased mitte ennast jälgima ja jäljendama, vaid ise mõtlema, teadvustama ja küsima küsimusi. Hoolivus, ta väärtustab väga koostööd õpilastega ja ma näen, kuidas tema silmad säravad. Ja kui ta saab noortega koos midagi teha ja teiselt poolt on väga toetav kolleeg. Viis, kuidas ta kaasab lapsevanemad, lapsed ja õpetajad ja kuidas need üheks põimib, kuidas ta leiab lahenduse, kuidas ta leiab ühise nimetaja, nii et kõik osapooled on rahul ja õnnelikud. On muutunud minu enda perspektiiv ka vanemana, sest ma hirmsasti olen võib-olla varem tahtnud rääkida, kuidas on õige. Aga kui lapsed tulevad Helena tunnis, siis nad tahavad teada, miks mina nii arvan ja siis nad tahavad mulle rääkida, miks nemad arvavad teistmoodi. Helena on minule õpetanud kõige rohkem, kuidas jääda inimeseks igas olukorras. See, kuidas ta alati tundides suudab avada su pea ja niisuguse analüüsivõime, see on viinud mind ka kohtadesse, kus ma tunnen, et ma olen tark tantsija. Mul on tunne, et Helena ongi kasvatanud tarkasid tantsijaid. Ta kuulab sind, ta näeb sind, aga samas ta annab sulle piisavalt mõtlemisruumi. Ta ütleb asju niimoodi hästi helge viisiga ja toreda viisiga, et ei oleks lapsepõlves mõte, et keegi karjus su peale, vaid oleks mõte, et oli väga helge aeg. Isegi kui me teeme mingit koreograafilist asja, siis üldiselt on ikka nii, et mingi baas on olemas, aga suurem osa me ikka ise nagu kui grupis tantsijatena mõtleme välja. Helena puhul on hästi tore see, et tema õpetamise ja ka siis erinevate projektide sees on alati selge, miks midagi tehakse, kuidas midagi tehakse ja kellele see täpselt suunatud on. Helena vahepeal tihtilugu arvab, et ta räägib väga palju ja et see on võib nagu sattuda meile tüütuks, aga tema jutud on alati nii huvitavad ja temaga võikski teha mingi pika jutuloengu. Mis ma sain Helenalt on see mõistmine, et töötada näiteks tantsuõpetajana, sul on vaja seda haridust ja sellepärast mina ka tulin koreograafiasse õppima. Ja eriti õpetajatöös ja siis nagu kolleegina on hästi inspireeriv olnud see, kuidas ta märkab ka sinus ära neid twisted hetki ja ta tuleb ja oskab küsida, et räägi mulle või küsida neid õigeid küsimusi või nagu arutleda ja analüüsida, et tema nagu see oskus, kuidas ta inimestega suhtleb või kuidas ta suudab inimestesse pugeda, et see on minu jaoks nagu hästi temalik maneer. Mulle tundub, et juba 15 aastat tagasi Helena hakkas vaikselt seda valdkonda, seda tantsu õpetamise, pedagoogika valdkonda meile kui tantsuõpetajatele selliseid toredaid väikseid seeneid jagama, et kuidas olla pädev õpetaja ja ta teeb seda siiani. Ja mina olen küll tohutult tänulik, et mina olen saanud Helenaga koos käia seda teekonda. Õpetajana Helena on nagu avatud uks, kellelt saab
alati midagi uut õppida. Helena on innovaator. Ta võtab ühe tegevuse, ühe sündmuse, ühe asja meie elust ja ta mõtleb, mis on sealt puudu ja mis on sinna juurde vaja. Ja nii lihtne see ongi. Ja niimoodi sünnivadki uued kogemused meie elus. Mis muud, kui meil on tohutult vedanud.